Eesti käsipalli meistrivõistlused on tänavusel hooajal kujunemas väga põnevateks, kui teisipäeval Kalevi spordihallis toimunud 2 tiitlipretendendi HC Tallinna ja HC Kehra Horizon Pulp & Paperi heitluses jäi 29-25 peale mullune 4. klubi ja tänavu juba karikavõidu napsanud HC Tallinn. HC Tallinn, kes järk-järgult on pealinnas üles ehitamas pika visiooniga profiklubi, keeras mängu enda kasuks teisel poolajal, kui hooaja esimese liigakaotuse saanud kehralased ei suutnud oma võimalusi piisavalt hästi realiseerida ning kodumeeskond sai joosta kiirrünnakutesse. Mäng oli pingeline ja väga närviline, et kuna 2 enam-vähem võrdset meeskonda mängivad ja me olime võib-olla ka natukene vastu seina, et vahe ei jääks juba liiga suureks, oli vaja kindlasti võita. Aga kaitse ja väravast toimisid, kiirrünnakud olid need, mille pealt me ette saime. Mingil hetkel, kui neid kiirrünnakuid enam ei tulnud ja noor võistkond nagu meil on, et ega tundus, et vahepeal juba poistel tekkis väike võiduhirm, et õnneks siin paar väravat ja asi jälle lahenes ära. Oligi täpselt see, et viskasime päris palju 6 meetri pealt väravälja pihta, kus just peaks sisse viskama ja sealt põrkusid tagasi Tallinnale ja Tallinn väga teravalt tuli kiirrünnakutega peale, et see saigi saatuslikuks ja lõpus andis natukene küll võimalust, aga jaks oli juba meestele otsas, et tubli võitlus selles suhtes, et panid lõpuni välja, kuigi jäime pikalt maha, et selle positiivse peab nagu tagasi kaasa võtma. Viimased 7 aastat on Eesti käsipalli meistrivõistlustel medalid jaganud Põlva Serviti, HC Kehra ja Viljandi. Seejuures tiitel on Põlvast või Kehrast välja rännanud alates 1992. aastast kõigest 2 korral. HC Tallinn on võtnud kindlaks sihiks juba tänavu tugevate käsipallikantside ülemvõimu mõra lüüa. Detsembris teenitud karikavõiduga tehti sellega juba ka algust. See aasta on isegi päris huvitav see Eesti meistriliiga ja üldse karikavõistlus, et see on ainult positiivne, et siia Tallinnasse tuleb ka suur käsipall ja täna oli isegi, ütleme nii, et üle pika aja oli siuke hea atmosfäär saalis, et päris palju rahvast oli ja tore. Muidugi see tõstab ainult liiga taset, et see on ainult positiivne. Eks need senised mängud on seda näidanud, et hooaja esimese poole kõige tähtsam mäng oli karikavõistlused ja selle me suutsime oma tugevate rivaalide ees ära võita. Eks me nüüd sihime selle hooaja kõige tähtsam on ju nüüd Eesti meistrivõistlused ja need otsustatakse kevadel, et nüüd tuleb targalt ja hästi valmistuda selleks, et kevadel olla väga hea soos. Nii HC Tallinna peatreener Jüri Lepp kui ka HC Kehra juhendaja Kaupo Liiva usuvad, et nende tiimid on piisavalt hästi komplekteeritud, et kevadel võidu eest mängida. Aga Lepa kogemused ütlevad, et Põlva Serviti saab taas olema kõige kõvem pähkel, mida tiitli võitmiseks tuleb hammustada. Materjal loomulikult on olemas, aga just ongi, nagu ma räägin, et stabiilsus on vaja leida, et meil tegelikult nagu on olnud iga aasta erinev koosseis just tagaliinist, mis on nagu väga oluline, et eelmine aasta meil näiteks Mägi ja Vaknovitšit ei olnud, nüüd on need olemas, et vasak käsi olemas, hea pommitaja, mõlemad mehed pommitavad olemas, kiire mängujuht ja ma arvan, et kõik on olemas, midagi. Eks me oleme nagu kõvasti tööd teinud ja kogenud mängujuht Uku Tanel Laast liitus ka meiega, et kindlasti eesmärgid on suuremad ja püramiid on meil ju Tallinnas noorte hulgas päris lai, et kindlasti konkurents sellesse võistkonda aina rohkem raskemaks läheb, et plaanid on suured ja eks need on alles esimesed sammud. Põlva on siin esimesel poolaastal väga rabe olnud, aga nüüd on nad nagu väga tugevalt hakanud ennast täiendama, et täna on nad selgelt kõige kõvemini komplekteeritud. Põhiturniiril on esikolmikul nüüd omavahel kõik mängud peetud ning kaarte võivad segada veel vaid kohtumised eeldatavalt nõrgemate meeskondade vastu. Põhiturniir lõpeb veebruari keskel.